Karoliine Hõim, said just väga napi kaotuse Soome vastu, mängisid Airi Mikkela vastu 3 skeemis, et kuidas mäng oli? Ütleme nii, et hommikune mäng tundus jalgades juba 1-1 seisus, et kõva võitlus oli. Kahju, et esimene game ära ei tulnud. Et selle peale ma tegelikult lootsin, ma teadsin, et ma olen juba väsinud valmis, et see oleks pidanud ära võitma, et 3. oli juba palju raskem kui alguses. Sa tunned Airi Mikkelat väga hästi, et millise taktikaga sa enne mängu peale läksid? No, ma tean väga hästi, me oleme 5 aastat koos trenni teinud, et ma üritasin nagu suruda teda palju taha ja siis kiirete löökidega nagu tema tagant taha löökidest saada nagu palli maha jääma. Ja mängu käigus me nagu märkasime Heikiga koos, et kui lüüa 2 korda sama nurka rünnakuid, et see toimis väga hästi, siis ma kasutasin palju, et otse tagant taha ja siis sama kulma rapakut, et see oli väga hea, aga kui oleks värskem olnud, siis oleks, ma arvan, paremini läinud ka. Ja kuidas siin saalis mängida on muidu üldse? Et päris suur saal ja palju istekohti, 9000 vist umbes, et ütle, räägi sellest ka natuke. No alguses, kui me soojendama tulime esmaspäeval, et siis oli päris raske esimene tund üldse nagu pallile pihta saada. Aga nüüd on väga hea tunne, mulle väga meeldib, et täiuslik saal minu meelest mängida. Ja millised võiksid olla nüüd Eesti edasised võiduvõimalused Soome vastu, et seis on nüüd 1-1 ja väljakule läheks just Kristin Kuuba? No loodame, et Kuuba võidab, ma arvan, et tal on väga head võimalused. Kui ta hästi mängib, siis ma usun, et selle peaks nagu Eesti võitma ja peale seda, ma arvan, mõlemal paaril on ka väga head võimalused, et Kuuba ja Rüütel ja Sale ja Kati mõlemad, ma usun, et toovad võidu meile. Et ühesõnaga tõotab tulla väga pingeline lõpp veel, aga aitäh sulle, Karoliine! Aitäh!